Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg. Kuidas on meil lood robotite õigustega nüüd ja tulevikus? No selleks peaks kõigepealt pisut analüüsima õigusteaduste käsitlust robotitest, ütleme sellist klassikalist siis lähenemist õigusteaduses, kui me räägime mitte elusolenditest. Et robot paraku ikkagi on oma olemuselt mitte elusolend, ehk tegemist ei ole inimesega ja õigusteaduslikus mõttes siis õigussubjektiks kõige laiemas tähenduses me saame pidada inimest. Sest inimene saab olla huvitatud, inimene saab olla vastutav, inimene saab olla õiguslikus mõttes subjektiivsete õiguste ja juriidiliste kohustuste kandja. Mis siis tähendab seda, et inimesel on sünniga antud õigusvõime ja teatud siis ealiseks saamisel on tal ka teovõime, Eesti seaduste järgi on see 18 aastat, mis siis tegelikult tähendab seda, et on iseseisvalt võimeline tehinguid tegema ja ka siis õiguslikku vastutust kandma. Nüüd, kui me vaatame robotit, siis robotil paraku õigusvõimet ei ole. Ehk tegelikult ta ei saa osaleda õiguslikus elus inimesega samaväärselt. Ehk teisisõnu õiguslikus tähenduses minu hinnangul me ei saa rääkida robotite õigustest. Küll me saame rääkida inimeste kohustustest robotite suhtes, aga see, et robot ise oleks õiguslikus elus osaleja ja saaks omada siis neid samu nii-öelda võimalusi ja õigusi, mis inimestel on, seda ma paraku vähemasti hetkel sellises kehtiva õiguse raames ma seda kohta väga ei näe. Kas see siis tähendab seda, et inimkujuline robot, kui ta oleks näiteks minu koduteenija, ei või minu eest minna poodi oste tegema? Ta võib minna tegema oste, et ega selles mõttes praegu on ka olemas juba algoritmide põhiselt toimivad siis mingid süsteemid või robotid või arvutid, mis inimese eest teatud otsuseid teevad. Küsimus on õiguslikus vastutuses. Et kui robot läheb poodi ostma teie eest midagi, siis te olete ilmselt seda lubanud tal teha. Ehk ta ei võta iseseisvalt seda otsust vastu, et ta läheb poodi ostma, sest temal endal suure tõenäosusega midagi osta vaja ei ole. Kui tuua nüüd need robotid õppetöösse, et kuidas ja mismoodi oleks see võimalik ja mis rolli nad täidaksid? Kindlasti ei saa siin olema need üleminekud väga järsud, et ma arvan, et see on ikkagi selline arusaamise ja veendumuse põhiselt, et kui midagi muutub sellest paremaks, et meil roboteid või me järjest rohkem tehnologiseerime õpet ja ülikooli elu automatiseerime, et kas sellest midagi paremaks muutub. Kui jah, siis ma usun, et sellel on oma sellised nii-öelda positiivsed küljed, et võib-olla siis inimesel jääb rohkem näiteks aega tegeleda loominguga näiteks või teadustööga, rohkem uurida, tegeleda nende valdkondadega, mida me ei saa automatiseerida. Ja see võib-olla annab ka siis inimesele rohkem sellist ajaressurssi ka kvaliteetsemalt ja suuremas mahus ülikooli mõttes näiteks õppetöö või teadustööga tegeleda või mingi uute siis väärtuste loomisega, milleks ainult inimaju on võimeline. Et see on, ma arvan, asja positiivne külg. Ja negatiivne on ikkagi see, et ega robot ei ole ilmselt inimene ja ei saagi kunagi olema. Ja see teadmine sellest, et kui ma suhtlen robotiga, et siis ma ei suhtle teise inimesega. Et ma arvan, et see on üks selline ka suur küsimus sotsiaalses mõttes, et masinaga suhtlemine ei ole ilmselt see, mis teise inimesega suhtlemine inimese seisukohast vaadates. Nii et ülikool ikkagi on ka väga palju inimese keskne ja sellest nii-öelda inimsuhtlusest tekkiv sünergia on see, mis ülikooli väga palju edasi viib ja iseloomustab. Nii et ma usun, et see on ikka väga tore, kui see ka nii jääks. Et ma ei tahaks ilmselt olla ülikoolis, kus ainult robotid ja meil teisi inimesi enam ei liigu. Et see keskkond vist
noh, kui see ka kunagi nii hakkab olema, seda ei saa välistada, aga ütleme nii, et me ilmselt praeguses situatsioonis seda küll ei tahaks. Oleme praegu siin mänginud lähitulevikuga, aga kui nüüd võtta natuke edasi kusagil 10 aastat, et kuidas te siis näete, et milline on see inimeste ja robotite vaheline õigus ja tegevusruum? No, ma arvan, et nagu õiguses põhimõtteliselt, ma arvan, väga palju muutunud ilmselt 10 aasta pärast ei ole. Et ma ei usu, et need robotid on väga palju märkimisväärselt nüüd hakanud rohkem õiguslikus elus osalema. Ilmselt siin tekib väga palju küsimusi tuleviku vaates just selle nii-öelda vastutuse jagamise koha pealt, et kui meil on selliseid automatiseeritud objekte ühiskonnas palju ringi liikumas, et paratamatult nendega juhtub midagi, tekitatakse mingisuguseid kahjusid, siis küsimus on alati see, et kes selle kahjust vastutab ja kes on selle kahju tekitamise põhjustajaks. Et selliseid vaidlusi, ma arvan, me hakkame tulevikus väga palju nägema ja noh, tõenäoliselt peavad ka õiguskorrad erinevates riikides sellele rohkem tähelepanu pöörama, et ma tean, et Euroopa Liit ka oma nii-öelda selles õigusruumis siis on ka mitmeid siis direktiive nii-öelda kehtestamas ja arutelud käivad, et kuidas siis nagu paremini toime tulla selle tehnoloogia arenguga ka õiguslikus mõttes. Aga ma usun, et ka humanitaar- ja sotsiaalteadlased, sest ikkagi ma arvan, et selline ühiskondlik kontekst ja selle arusaamine sellest, mis rolli nüüd need robotid ja see kogu see automatiseeritud protsess kujutab ja seda analüüsi, et kuidas see tehnoloogia areng nüüd mõjutab ühiskonda ja kuidas ühiskond sellega toime peab tulema, mismoodi me ühiskonda siis tulevikus näeme, selle mõtestamine, et see on ikkagi ka ääretult oluline, et me ei tohi nagu minna ainult selle peale, et meil on tehnoloogia, inseneeria, et me peame selle panema ikkagi ühiskondliku konteksti ja seda nägema kui ühte tervikut. Nii et ma usun, et Tallinna Ülikooli rollis muidugi ka ühiskonnateadused ja kindlasti ka humanitaarteadused omavad tähtsat kohta. Ja loomulikult haridusteadus täpselt samamoodi, sest kool on ikkagi väga oluline osa ühiskonnast kui tervikust. Aitäh, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg. Aitäh.